On reede ja üks hästi närvikõditav päev. Me lähme kohe-kohe Sandelle Beauty'le vaatama ruume. Ja ma muidugi ei tea üldse, mis sellest välja tuleb ja kas need ruumid on meie jaoks või jah, igastahes ma mõtlesin lihtsalt seda teekonda filmida ja neid emotsioone, mis praegu ka on, sest et kui need ruumid sobivad ja kui me otsustame, et me võtame need, siis on äge mõelda, et see on praegu nii-öelda reaalajas salvestatud ja et sellele on tore tagasi vaadata. Enne kui ma ära jooksin, siis näitan kiiresti, et ma olen siin niisugused inglikaardid ja ma olen neid aastaid juba kasutanud ja kui mul on mingi keerulisem hetk või kus ma ei suuda millestki otsustada või lihtsalt on kuidagi vaja midagi nii-öelda tõukavat jõud, siis ma võtan siit alati ühe kaardi, ma segan neid kaarte ja kas siis pakist kukub mingi kaart välja või siis võtan täiesti tunde järgi, et missugune kaart siis parasjagu minu jaoks on. Ja siis tahtsin näidata, et ma võtsin niisuguse kaardi enne siit välja. Ja huvitav on see, et need kaardid on tegelikult aitanud mul elus otsustada väga palju asju ja nad on olnud väga õigetel aegadel mulle toeks, et ja ma ei oska nagu öelda või kuidagimoodi täpsemalt seda sõnastada, aga jah, see on minu selline väikene asi siin, mis mind toetab, et need inglikaardid on olnud väga pikka aega minuga. Ma nii tahaksin, et need ruumid sobiksid meile ja et ka see hind tuleks okidoki, et kõik mängiks meie jaoks hästi välja. Vot, aga ma nüüd pean jooksma. Tere hommikust! Täna on 21. juuli ja nagu mul siin viimasel ajal ikka kombeks, siis ma võtan kaamera kätte siis, kui on midagi väga põnevat rääkida ja täna toimub tegelikult 2 väga põnevat asja. Mul on siuke tunne, et see sõna põnev on nagu mingi parasiitsõna. Aga ma praegu ootan uusi Sandelle Beauty karbikesi, mis peaksid ära täitma kõik selle tagumise maast laeni, selle tagumise ruumi. Ja ma arvan, et osasid me peame isegi korraks veel hoidma koridoris. Kuller peaks varsti jõudma. Et ma juba täiega ootan, et millised need välja näevad ja milline see lõpptulemus siis nüüd lõpuks on. Ma nägin ühte sellist eelvaatepilti nendest karpidest ja ma ei näinud sellel pildil seda tooni, mis toonis me selle tegelikult tellisime. Ja ma hakkasin vaatama, et äkki ma saab aku tühjaks. Et me pidid tulema sellised hästi ilusad virsikutooni karbid. Kõik asjad ei lähe plaani järgi alati. Ja ma olen proovinud seda ise niimoodi mõelda, proovinud sellest aru saada ja nii palju kui võimalik võtta õppetunde. Et eks me siis näeme, missuguse õppetunni me saame sellest olukorrast endaga kaasa võtta. Aga jah, need karbid peaksid kohe jõudma. Ma loodan täiega, et nad on seda ilusat virsiku roosat tooni, nagu me andsime selles Pantone värvis neile. Ja eks me siis näe. Et jah, ma siis nüüd ootan kullerit ja ma kohe räägin ühest teisest põnevast asjast ka, mis täna ees ootamas on. Nii et põnevaid uudiseid täna jätkub, aga ma loodan, et selle teise põneva uudisega ei ole sellist hirmutunnet või et midagi läheb untsust, et mulle tundub, et tollega on hetkel kõik okidoki. Et ma jah, mõne hetke pärast siis räägin sellest, mis veel täna tulemas on. Aga kuna kuller ei ole veel jõudnud, siis ma mõtlesin, et ma nagunii siin teda ootan, et siis ma saan natuke jutustada sellele teisel põneval teemal ka. Kui ma viimane kord filmisin, siis ma rääkisin seda, et me läheme vaatama meile ruume. Ja me läksime vaatama ühte suurt 125 ruudust ruumi. Ja ma teadsin, et see on meile alguseks võib-olla natuke liiga suur. Mitte isegi natukene, ma arvan, et see on mingi 50 ruutu suurem, kui meil tegelikult nagu hetkel vaja oleks.
aga ma tahtsin ikkagi seda näha, et kui see meile ei sobi või ei meeldi, ma saan vähemalt sellest tundest üle, sest et ma ei suutnud kuidagi selle tundega toimetada, et seal on mingid ruumid, äkki need võivad meile sobida, äkki need ei sobi. Igastahes ma ütlesin Tõnule, et lähme vaatame, et kui need ei sobi, siis ma saan selle rahu tunda, et ma käisin ja vähemalt vaatasin, et ma ei mõtleks kogu aeg nende ruumide peale. Ja kui me seda nägimegi, siis me nägime, et selline põhiruum oleks jäänud meie jaoks ikkagi nagu liiga suureks, sest et me oleksime pidanud seal kuidagi hakkama jagama, et kus on siis selline poenurgake, kus on tootmisosa, kus on pakkimisosa, et kuidagi kas kardinasiinidega või midagi hakkame sinna ehitama, et see tundus nagu kuidagi, et me ei saa sellest luua midagi sellist, millest me oleme unistanud või millest mõelnud. Ja seal oli hästi palju selliseid väikseid abiruume, millega meil ei oleks ka nagu midagi peale hakata, et need olid kõik niivõrd pisikesed, et jah. Aga siis maakler ütles, et tal on pakkuda ühed ruumid veel. Ja kui ta ütles mulle, et need on olnud endise hambaravi ja pesumaja ruumid, siis ma juba teadsin, mis ta meile näitab, sest et ma olen need kuulutused ju läbi ja lõhki läbi vaatanud, iga päev silma peal hoidnud, et teadsin täpselt, mis ruumidest ta räägib ja need pildid olid kuulutuses päris jubedad. Ja ma olin kindel, et neid me ei lähe nagu mitte kunagi vaatama, see tundus nagu, ma ei tea, need pildid ei tundunud head, ütleme nii. Aga mõtlesime, hea küll. Lähme vaatame, lihtsalt kasvõi huvi pärast. Ja kui me sinna sisse astusime, siis ma kuidagi vaatasin Tõnuga otsa, mõtlesime, et aga see tundub nagu projekt. Et see tundub nagu päris äge. Et siin värviks seinad ära, siin vahetaks põrand ära või värviks põranda üle. Ja seal on täpselt mõnusasti ruumid eraldi, et seal on eraldi köögiosa jaoks nurk, seal on eraldi väike butiiginurk, kuhu me saaksime teha väikse showroomi, et seal on kõik tegelikult tehtav. Ja just see, et aga see oleks jälle selline äge projekt, sest selle korteri me ju tegelikult võtsime endale selliseks väikeseks projektiks, kus Tõnu tegi talle tegelikult siukse totaalse muutumise. Mina siin seal värvisin, aga eks suuremad tööd tegi ikka Tõnu. Ja siis Tõnu ütles, et tegelikult ta nagu tahaks praegu sellist ägedat projekti. Aga jaa, selle ruumiga oli tegelikult hästi naljakas seik see, et kui me läksime üldse maakleriga kohtuma, siis ma kohe alguses kõndisin tegelikult nende ruumide poole ja mingi nagu ma teadsin seda aadressi ja ma teadsin, et kus see kuulutuses olev ruum asub, aga midagi nagu tõmbas mind ja ma läksin täitsa teisele poole. Ja tegelikult ma kõndisin juba kohe alguses saadik sinna meie ruumide poole, et nii imelik on seda tagantjärele mõelda, aga mina kui selline märkide otsija ja vahepeal proovin mõningaid enda asju kuidagi läbi selliste märkide just tõlgendada, siis minu jaoks oli jälle üks selline märk, et midagi juhtis mind kohe selle õige ruumi poole, aga ma ise ei saanud sellest aru, kui alles hiljem. Me lähmegi siis seda lepingut allkirjastama. Ma ei ole väga paljudele, põhimõtteliselt mitte väga kellelegi rääkinud nendest ruumidest ja proovinud seda teemat võimalikult, kui see on teemaks tulnud seltskondades, et selle võimalikult neutraalselt ja kiiresti niimoodi sellest nagu eemale juhtida teemat. Et kui ma oleks seal võib-olla hõiskanud välja ja see poleks läinud jälle nii, nagu me planeerisime või nii, nagu me lootsime, et siis mul oleks endal selline nagu süütunne olnud nagu kuidagi suur, et ma tahtsin nagu, et ma saaksin sellest asjast rääkida siis, kui see on kindel. Et kui meil on need võtmed käes, kui meil on leping allkirjastatud ja, aga kuna täna on meil see kohtumine kokku lepitud ja esimesed summad on juba tagatisena ja kõigene ära makstud, siis see annab mulle kindlustunde, aga appi, TPD tuli, appi. Oh my god, ma ei julge neid kaste vaadata, ma ei julge, ma olen nii paanikas. Mis teed? Me saime võtmed kätte. Ma julgesin kõva häälega rääkides, siis nüüd kajab.
aga me saime võtmed. Sandrelle beauty-stuudio. Oh my god! Ma ei suuda uskuda ausalt seda. Ma ei suuda. Millest ma alustan? Siin on siia poole tuleb meil siis selline, ma arvan, butiigi osa. See on siis kohe, kui sa uksest sisse astud. Ja siin on üks selline sein, mille me lõhume maha. Ja siis ma näitan seda osa, millega peame kõige rohkem tööd tegema. On siin need oranžid seinad ja siuke roheline põrand. Need kõik me elimineerime siit. Ja siis siin on jah see sein selline, mille me võtame maha. Ja siis siin on mõnusasti kohe vetsu olemas. Siia tuleb meil selline mõnus tee ja kohvinurk. Ja kõik, kes tulevad meile külla, saavad teha kohvi ja teed. Ja siis siin tuleb minu köök. Siia tuleb see. Kas sa tahad pärast seda? Siia tuleb need, siia tuleb see. Kas sa tahad ennast pärast nii videos ka näha? Jah. Teed nii? Tegin sinna ainult. Tõnu! Muidu. Ma ei oska seda midagi rääkida praegu, sest see tundub kõik nii regaalne. Siin on kõik. Ja siis võib-olla tuleb sinna poole pakkimisosa. Võib-olla me pakkimisosa viime üldse siia. Siin on veel üks selline kaunis ruum, mis vajab värvimist. Võib-olla teeme pakkimisruumi siia üldse. Siis meil on siin üks alaruum veel. Boileri jaoks ja harjade ja lappide jaoks. Ja siis on meil veel üks ruumike siin. Siia tuleb, ma arvan, selline väikene laoruum või äkki paneme kastid siia või midagi mõtleme välja. Täiega hea valgus tegelikult ju. Kui on siuke päikesevalgus, siis on nagu täiega mõnsa. Nii suur unistus on nagu teoks saanud ja me saame enda ruumid. Saame siin seda ruumid tegema. No nii, sõbrad, need karbid jõudsid kohale ja need on õiges toonis. Nagu mu süda lihtsalt jättis, ma arvan, lööke vahele. Ja need karbid on sellised. Oh my god, ma olen nii kaua sellest unistanud, et meil oleksid sellised armsad karbid, kus on meie logo peal, kus on meie pojengikesed peal, õrne virsiku roosa toon. Ma arvasin, et natuke tumedam tuleb see virsiku värv, et võib-olla kui kaamerast vaadata ka, et siis ei tundu, et ta oleks värvitud, aga võib-olla ta oleks mingi hästi hele pruuni peal karp, on ju. Aga tegelikult on see värv hästi ilus, et mul isegi meeldib, et on natuke selline heledam, kui ma arvasin. Et siis ta jätabki hästi helge ja mõnusa tulemuse. Et ja siin on meie pojengid ja siis ma tahtsin, et oleks meie see tsitaatlause ka kohe siin karbi peal. Ja äge on see ka, et siin teisel pool on veel meie veebiadress ka. Et siuksed nagu lisad. Ja ma tahtsin, et oleks seest ka samasugust roosat värvi. Ilus roosa, et ma katsutasin korraks selle roosa siidpaberiga, et kuidas jääb. Et ma tükk aega mõtlesin, et ma ei julge enne uusi siidpabereid tellida, kui ma ei ole seda tooni päriselt näinud. Nii et praegu on ta täpselt siuke mõnsa, et siuke nagu sobib kokku, et võib-olla tulevikus ma tahaks sellist personaliseeritud siidpaberit ka, aga praegu võib-olla natuke mõtleme, et praegu jätame selle nagu roosa, aga ja nii äge, mul on nii hea meel, et nad tulid õiges toonis. Ma ei jõua juba ära oodata, kuni ma saan hakata teile nendes karpides saatma tellimusi. Jõudsime ilusasti need ära transportida ka enne seda, kui vihm hakkas sadama. Nii et täiesti niimoodi, et tõime viimasel tuppa ära ja hakkas padukad tulema väljas. Ja tänase vlogi ma tahaksin lõpetada ühe väikse armsa üllatusega, mille Tõnu mulle tõi. Et alati, kui meil on mõni suur otsus olnud või midagi tähtsat ees olnud, siis me oleme seda päris šampusega tähistanud. See on nii armas temast, et tal oli see meeles.
et jah, kui ma maksin endale esimese palga näiteks või nüüd seoses nende ruumidega, et need on niisugused suured otsused, hästi olulised minu jaoks ja kindlasti väärivad tähistamist, sest see on jälle ühe unistuse täitumine. Ma loodan, et teile meeldis see vlog. See oli kindlasti selline natuke emotsionaalsem, et palju infot. Ja kui teile meeldis see video ja te tahate näha, mis me selle Sandrelle Beauty stuudioga üldse ette võtame, mis me sealt tegema hakkame, kuidas me selle köögi seal üles seame, sellise väikse showroomi üles putitame, et siis jälgige seda kanalit ja ma loodan, et ma saan sellise mõnusa video monteerimise rutiini ka sisse, et kõike reaalajas näidata. Ja ma loodan, et see video äkki natukene inspireerib teid enda unistuste poole liikuma ja et see näitab, et tegelikult midagi väga tahta, siis see on võimalik. Meie jaoks ei ole asjad sündinud üleöö, need kõik on võtnud aega, need kõik on olnud pikalt unistustes ja me oleme samm haaval liikunud selle poole, kus me tahame olla. Ja jah, aitäh, et vaatasite ja järgmise videoni!